Hei, mina olen Kaiso Kullamaa, jumestaja ja grimeerija. Käisin ILU poes ning valisin välja enda jaoks kõige põnevamad tooted. Ja nüüd tahan sulle näidata, kuidas saavutada ka endale sama särav ja kaunis meik. Veatu jumestuse aluseks on hooldatud ja puhas näonahk. Kui need sammud on täidetud, siis kasutage alati primerit. Mina kasutan Erboriani primerit, mis tõesti jätab hästi hea tulemuse just seetõttu, et ta silub ja ühtlustab natuke nahka. Kannan seda peale alati sõrmedega, pisikeses koguses ja alustan alati näo keskosast. Järgmise sammuna tuleb jumestuskreem. Kasutan Sensai jumestuskreemi. Sensai jumestuskreem meeldib mulle eelkõige seepärast, et ta jätab hästi kerge ja loomuliku tulemuse. Samas, kui sa siiski soovid natukene tugevamat katvust, siis on seda väga lihtne saavutada lihtsalt sellega, et ma panen toodet natukene rohkem. Jumestuskreemi puhul hindan väga palju seda, et päeva lõpuks ei ole mu nahk kuidagi väsinud ega sellel ei ole sellist natukene rasket tunnet. Kui jumestuskreem on peale kantud, kasutan peitekreemi ehk concealerit, mille valisin välja brändilt nimega Shiseido. Concealerit tuleks kanda siis eelkõige silma alla, et peita võib-olla natukene tumedamad toonid ja lihtsalt nahka ka kergelt ühtlustada. Samamoodi ka natukene laubale, lõua peale ja nina otsa. Antud concealeri puhul meeldib mulle väga, et see ei kogune kuidagi nahavagudesse, ta katab väga-väga hästi. Et täpselt sellist tulemust, nagu sa soovid, täpselt sellise tulemusega saavutad. Kuigi ta on väga tugeva katvusega, on ta piisavalt kerge. Seejärel kinnitan kõik kreemtooted tolmpuudriga. Tolmpuudri valisin siis brändilt nimega Yves Saint Laurent. Toodet koputan siia samma kaanekese peale, sest siis ma saan seda hästi lihtsalt selle pintsliga toote ilusti nahale kanda. Kindlasti tuleb puuderdada ka silmalaod, lihtsalt sellepärast, et me juba praegu tekitame hästi hea põhja. Kui ma pisemad näosad tegin väiksema detailipintsliga, siis terve näo puuderdamiseks võtan alati sellised veidikene suuremad pintslit. Erilist rõhku pööran kindlasti T-tsoonile, mis väga tihti võib olla veidikene rasusem. Järgmise sammuna meeldib mulle alati ära teha kõigepealt kulmud, sest et kulmud raamivad meie nägu ja nii saame väga lihtsalt aru, millist tulemust me ootame. Kulmupliiatsiks valisin välja Chanel'i veekindla kulmupliiatsi. Väga mugavaks teeb see, et siin on väga suur ja väga mõnus hari. Kergelt kammin oma kulmukarvad ülesse ja seejärel saan juba aplikaatori abil ilusti toote kulmule kanda. Jälgin alati oma kulmude loomulikku kuju ja seda, et kulmu sisenurk oleks kergelt heledam kui kulmu sabaosa. Tegemist on ühe ILU kõige populaarsema tootega ja saan täiesti väga hästi aru, miks see nii on, sest et toode on hästi kasutajasõbralikuks tehtud nii siis selle väga täpse aplikaatori pärast kui ka siis teiselt pool asuva kammi pärast, millega on hästi lihtne ja tõesti väga-väga mugav oma kulme teha. Järgmise sammuna asun modelleerima ja kasutan selleks Diori päikesepuudrit. Modelleerimisel tuleb kindlasti jälgida seda, et modelleeringu suund võiks olla kõrvatipust huulenurgani, kuid kindlasti peaks jälgima seda, et ninast väga allapoole ei lähe. Kergelt käin üle ka juuksepiiri ja ka oimukoha. Ja viimasena käin kergelt üle ka oma lõuajoone, mis aitab siis natukene lõuajoont teravamaks muuta. Seejärel põsepuna. Kasutan siis Pixi põsepuna, mis on hästi hea sellepärast, et nagu näha, siis siin on olemas nii siis särapuuder kui ka veidike tugevam toon võib-olla modelleeringu tugevdamiseks. Võtan siit seda keskmist tooni, mis on selline õrnalt roosakas ja kannan peale oma põse keskosasse. Kuna tegemist on kergelt särava põsepunaga, siis jääb üldmulje hästi-hästi värske. Ning viimase sammuna kasutan Pixi särapuudrit. Kui sa soovid, et särapuuder jääks natukene tugevam, siis võib pintsli kergelt niiskeks teha setting sprayiga. Ja särapuuder ehk highlighter läheb siis põse sarnale kõige kõrgemale kohale meie näos. Veidike võib särapuudrit panna ka nina tipule ja moorikaarele. Silmade jumestuseks kasutan Shiseido silmapaletti.
mis sisaldab endas 4 tooni, mis on hästi-hästi neutraalsed ja sobivad väga hästi nii igapäeva kui ka siis õhtujumestuse puhul. Alustan kõige heledamast toonist ja kannan seda terve liikuva lao peale. Hele ja neutraalne toon aitab siis liikuva lao osa ühtlustada ja tagab meile palju lihtsama ja mugavama hajutamise. Järgmise sammuna võtan veidikene tumedama tooni ja kannan peale seda meie koopajoonele. Hajutan teda kergelt kulmu suunas, aga kindlasti peab jälgida, et see keskmine toon ei läheks liiga kõrgele. Vastasel juhul lihtsalt tulemus tundub võib-olla natukene ebaühtlane. Antud toonid on väga-väga head ja praktilised ja neid on hästi lihtne hajutada, mis teeb taaskord toote hästi kasutajasõbralikuks. Sama tooni viin natukene ka alumisele ripsmepiirile. Tulemus jääb kergelt selline suitsune, aga väga loomulik. Silmade puhul tuleb kindlasti jälgida seda, et 2 silma oleksid võimalikult sarnased ja antud tulemuse puhul soovime eelkõige seda, et ei jääks mitte ühtegi tugevat ja konkreetset joont, vaid kõik oleks hästi selline mõnusalt hajutatud ja kergelt suitsune. Siis võtan natukene tumedama tooni. Selle tooniga ma enam väga kaugele ei lähe, vaid keskendungi ainult silma välisnurgale. Ja ka selle tooni viin kergelt alla ka alumisele ripsmepiirile. Võtan veidi väiksema pintsli ja võtan ka kõige viimast, kõige tumedamat tooni. Ja nüüd on nii-öelda see ala, kuhu ma tooni panen, muutunud veelgi väiksemaks. Ehk siis ma tahan lihtsalt, et silma välisnurk oleks kergelt tumedam ja rohkem rõhutatud. Soovin anda silmale natuke rohkem sära ja kasutan selleks Pixi vedelat laovärvi, mis siis muudab kohe üldmulje kergelt pidulikumaks ja kindlasti ka palju-palju värskemaks. Kannan toote ripsmepiirile võimalikult lähedale ja keskendun pigem silma keskosale. Ei pea väga täpselt seda tegema, sest et kui ma olen toote peale kandnud, siis oma sõrmega hajutan seda kergelt silma sisenurga poole ja veidike hajutan ka seda ülemist piiri, mis siis jõuab koopajoonele võimalikult lähedale. Vedelat laovärvi ei tasu kindlasti karta, sest seda on väga mugav peale kanda ja see kestab kindlasti terve päeva ja üldmulje on kordades värskem ja säravam, kui see oli varem. Et rõhutada ripsmepiiri ja muuta üldmuljet natukene tugevamaks, siis kasutan Sensai lainerit, mis on väga-väga hea ka algajale, sest et aplikaator on hästi-hästi terav. Lainerit teen alati pigem pisikesi joonekesi tõmmates kui ühe sirge joonena, lihtsalt sellepärast, et see annab mulle võimaluse aega võtta ja teha seda kõike omas ja rahulikus tempos. Ja kindlasti jälgin alati seda, et silma keskosas võib lainer olla veidike paksem, aga kindlasti silma sise- ja välisnurgas läheb lainerjoon kergelt peenemaks. Ja jälgin ka kindlasti seda, et lainerjoon saaks oma ripsmepiirile võimalikult lähedale. Et mina tunnen, et kõige parem on lainerit teha, kui ma suunan peegli kergelt allapoole ja ma näen täpselt, kuhu ma nii-öelda selle pintsli osa sätin. Ja kindlasti soovitan lainerjoont teha pigem avatud silmaga, sest kui ma oma silma sulgen, siis nahk ei ole enam nii pingul, kui ta on avatud silma puhul. Enne ripsmete värvimist kuulutan ripsmed. Ripsmed värvin Revloni uue ripstushiga So Fierce ja tegemist on maailmas väga populaarse bestselleriga. Kõigepealt värvin ära alumised ripsmed, sest kui ma hiljem hakkan värvima ülemisi ripsmeid, siis väga tihti juhtub see, et ripsmetuss läheb kergelt kulmuluu alla. Ripsmetussi harjast sõltub väga palju see, kas ripsmed jäävad ilusti eraldatuna või pigem lähevad hästi tükki ja tulemus ei ole alati nii ühtlane, kui sa sooviksid. Ja nüüd on jäänud ainult huuled. Kasutan NYXi huulepliiatsit. Joonistan üle huule kontuuri. Huulepliiats aitab siis huulejoont natuke ühtlustada ja samuti eriti kui kasutad huuleläiget, siis aitab see hästi tekitada huule ümber kerge sellise nii-öelda tõkke, mis siis ei lase huuleläikel laiali valguda. Ja huuleläikeks valisin välja Clarence'i ühe väga populaarse huuleläike, mille kohta olen kuulnud hästi palju head ja saan täitsa aru, miks see nii on. Viimasena kasutan Pixi meigikinnituspreid, mis fikseerib kogu jumestuse ja aitab sellel kauem püsida. Lisaks toode lõhnab väga hästi.
Tada! Kõik tooted on olemas ILU poodides üle Eesti ja ilu.ee e-poes samuti.